tuleb väga kiire ja lühike reis. Ma lähen tegema midagi, mida ma arvan, keegi arvaks, et ma läheks tegema. Ei, ma ei ole valmis seda proovima. Ma pole mitte kunagi söönud kiluvõileiba. Ma tegin isikliku rekordi. Tuleb väga kiire ja lühike reis. Täna 20. jaanuar, reedene päev ja mul hakkas vaheaeg. Gümnaasiumiõpilasena siis viimane vaheaeg ehk siis veebruarikuu vaheaeg. Olen siis suundumas Viljandisse nädalavahetuseks, kus siis natukene korra akusid laadida ja pärast seda siis tulen esmaspäevaks tagasi Tallinna ja alustan töisemat treeningnädalat ja nädala lõpus on veel siis Eesti meistrivõistlused täiskasvanute vanusega klassist Nõmme Viljandis. Tere hommikust! Kell on saanud 9. Ma olen omadega jõudnud Viljandisse ja nüüd on aeg teha veel trenn ära siia hommikusse ehk ma lähen kõnnin nüüd 24/7 fitnessi, kus peaks olema jooksulindid olemas. Hopefully need kõik on lahti, et liiga palju inimesi hommikul ei ole. Arvatavasti ma lähen täna kaltsukatesse, sest siin on väga ägedad second hand kaltsukad. Päris krõbe. Ma ei ole vaadanud palju kraadi on, aga väga-väga külm on ikkagi. Nina ikkagi veits külmetab, aga õnneks mul on pikk jope ja kindad on ka paksud, nii et on mõnus. Ja päike paistab see asja palju 10 korda mõnusamaks kohe. Tervist! Ma olen omadega jõudnud siis enda jõutuskäigult tagasi ja trennist ja kõikjalt muudest kohtadest. Nii et ma käisin ka siis kaltsukates ja hüppasin nüüd lõpuks läbi ka kodukohvikust. No vaadake seda. See on focaccia. See on nii hea. Ma ei tea, miks, aga see on mu lemmik focaccia. Ja iga kord, kui keegi kas siis minu perest ja ma ise käin Viljandis, siis pool seda tuleb alati koju Tallinna kaasa. Neist nagu ma olen ära ostetud nii lihtsasti. Lisaks käisin ma ka erinevates poodides ringi ja leidsin siukse asja nagu Will Gainey Sweet and Chili Sauce. Mis mulle võib-olla huvi kõige rohkem äratas oli see, et see on 100% natural continent infused ehk siis kõik on looduslik ja lugesin siit tagant ka, et kas siin on mingeid säilitusaineid või selliseid asju sees. Tegelikult ei ole ja seal poes oli päris palju neid selle brändi tooteid ja mis mulle meeldis oligi see, et näiteks pakendil oli ka kirjutatud, et 8 koostisosa või 6 koostisosa ja nii oligi. Kalorite, süsivesikute, rasvade hulk on ka väga okei, et ei ole midagi üle paisutatud. Ehk siis proovime seda chipotle pastat ka. Oh my god! Nii. Proovime nüüd niisama seda. Ma ei ole väga chili sõber, aga see mulle väga meeldib. Ta on veidi selline mahe chili. Ideaalne kombo. See on lihtsalt ideaalne. Nii hea. Kell on hetkel 4 läbi ja tegelikult suhteliselt varsti on mul plaanis hakata õhtusööki tegema ja siis arvatavasti teen räppi õhtuks, sest ostsin endale poest räpp-põhju, salatit, kurgimajoneesi kastet, suitsutatud kanakuubikuid. Siis ostsin ma poest veel endale kohupiima, mustikaid, viinamarju, nii et saab endast ka veel mingi mõnusa söögi teha. Aga nüüd naudime nädalavahetust ja ma ei viitsi siia õppida. Ma võtsin kõik õppimisasjad kaasa siia, aga ma vist ei ava neid. Mul on liiga tore ja liiga mõnus olla, et neid avada ja ma ei taha seda tunnet enda jaoks rikkuda. Ja ma pigem naudin seda võimalust, et ma suutsin ennast päevaks korra välja lülitada. Õhtusöögiks siis wrapipitsa, panin sinna peale siis suitsukana kuubikuid, natukene seda chili kastet ja kurgimajoneesi seda, nii et sounds good. Tere õhtust, kell on saanud kusagil 6 ja ma lähen tegema midagi, mida ma arvan, keegi arvaks, et ma läheks tegema, aga ma olen väga juba pikalt mõelnud, et ma teeks seal ära see hooaeg, ma olen see aeg seda teinud
ja ma olen mega oodanud seda, et seda teha. Nüüd on see aeg kätte jõudnud ja kuna mul on selle jaoks vajalik varustus ka olemas, siis lähme käime ära. Nüüd juhtus natuke naljakas asi. Ma unustasin filmida, aga tegelikult ma tulin uisutama Viljandjärve peale. Nüüd on juba kell väga palju ja väga pive on, sellepärast et see flash ka käib. Aga Viljandjärvel on tehtud ilus uisurada, nii et siin ma natuke uisutasin. Siin on küll ilusti rajad sees ja näha, aga ikkagi natukene kõhe on. Oli väga tore üle pika uisutada, väga mõnus oli ja ütleme nii, et minust Niina Petrõkinat ei saa. Kiiruisutajaks ma võin minna, Saskia Alusalu hui alt, aga Niina Petrõkinat minust ei saa, nii et jah, aga väga tore oli. Tere, ma olen omadagi jõudnud tagasi koju ja sain vahepeal ka ühe paki. Sain kokku siis pea 12 erineva maitsega Oshii batooni. Ma ühe juba proovisin. Vanilla flavor and caramel. Väga head. Ma arvan, need on praegu ühe minu lemmikud batoonid. Sõit tagasi möödus päris mõnusalt ja nüüd tegelikult ongi aeg kotistada enda asjad välja ja viia alla. Ehk siis ma võtsin kaasa veel Viljandist focacciat ja enda wrapi tooted, nii et viime need ka ilusti alla nüüd ja teise saaks ka natuke süüa. Hei vlog, ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Täna on 24. veebruar ja ma olen omadega jõudnud jõusaali. Ma olen tulnud MyFitnessisse, sest kõik ülejäänud jõusaalid on kinni. Ma olen juba nii väsinud, nii et vaatame, kui hästi ma suudan lõpuni vastu pidada. Juukse väga ilusti tehtud, kõik asjad on seal olemas tegelikult. Nii et success. Ja nüüd hakkan sööma seda Oshii batooni, mis mulle saadeti. See kookose karamelliga on päris hea. Peanut and caramel on võib-olla mu kõige least favorite ja vanilja karamell on ka väga hea. Nii et aitäh Oshiile, kes need mulle saatis. Ja nüüd tegelikult ongi aeg minna koju, käia poest läbi, et osta õhtuseks pidusöögiks ikkagi midagi head lauale. Ei, ma ei ole valmis seda proovima. Maksab peale või? Saab kaussi ka või? Ei ole, pole see tunne isegi seda maitse. Ma ei tea, nagu põhimõtteliselt. Läheb mingi. Ma saan aru, et see on nagu... Tahad rääkida ka meile, mida sa sööd või? Sa tunned seda muna või maitse? Ma pole mitte kunagi söönud kiluvõileiba. Ei, et proovime. Seda panna seda summolegi. Tunne lihtsalt kilu maitset. Aga see just rõve. See tekstuur lihtsalt selle miks see on piparooga? Ei tohiks olla. Ei. Jääbki mulle. Et 10-st. Ma ütlen ausalt, see ei ole halb. Aga mulle ei meeldi see millegi pärast. Ma arvan see, et see on kilu. Mikki proov selgus esimest korda kilu praegu. Jah. Ma arvan, mulle meeldib sellepärast, et see on kiluviili. Sa tead, mis see on? Jah. Võib-olla kui ma ei oleks teadnud, et see on kilu, siis ma võib-olla ei oleks öelnud, et see nii paha on. Aga... Need, kes mäletavad minu esimest ja teist loogi teavad, et ma käisin ükses kohast nagu Kalla. See on creepy. Mulle ei meeldi see. Peale 8:30, ärge tulge siia. Ma ei taha sama kogemust saada. Nii et ma tulin hoopis kodusemasse taaraautomaati. See kõlab väga ilusalt, aga alustame. Tervist! Ma olen tulnud õue, sest päike on väljas. Ja mõtlesin, et tulen teen ühe jalutuskäigu. Laen natuke akusid, D-vitamiini. Ja tunnen tegelikult, et nii kui tulin jalutama õue päikse kätte, tuju on 10 korda parem tegelikult. Isegi ma arvan, kui mul oleks olnud võimalust nagu tulla jalutama, siis ma oleks võib-olla istunud natuke aega
päikese käes siis kas või toas akna all, et saada seda positiivset energiat. Täna on neljapäev ja ma olen omadega jõudnud Lasnamäe hälli. Murdsin küüne, aga täna on siis kavas soojendus, homme puhkus, sest laupäev ja pühapäev on Eesti meistrivõistlused siinsamas. Ma teen kaasa siis 60 ja 200. Ma tegelikult on veits närvis, nagu ütlen ausalt teile. Juba siin niisama olemine teeb natukene närvikõdi. Nii et ma ei tea, mis võistlustel saab. Vaatasin tegelikult, et täna on saun ka soe, nii et saab äkki veel saunas ära käia. Sest homme sauna minna väga paha idee. Aga täna on veel viimane aeg, kus saunas käia ja natukene sooja lasta lihastesse. Lihased on nii kanged praegu. Mu lihas on võib-olla natuke väsinud, sest ma eile väga ei teinud midagi. Ma suhteliselt istusin diivanil. Okei, lugesin ka ilusti tublisti kirjanduse läbi nüüd. Ja käisin ainult jalutamas. Käisin esmaspäeval Tartus trennis ja siis Paku peal. Kui ma nii olin, siis mu sõrm käis mingi niimoodi. Või no, igatahes mingit pidi see käis. Niimoodi, et see siiamaani veits valus. Ma ei tea. Tellisin endale Nike'ist uue koti. Sellise halli ilusa. Väga meeldiv. Ja see on selle teise kujundusega. Ehk siin on 2 puketit ja peaks mahutama 27 liitrit. Siiani tundub väga mõnus ja tundub, et tegelikult mahutab rohkem äkki isegi kui kirjas. Või on siis parema sukse layoutiga. Ma olen natukene viisakamalt riides. Nimelt olen ma minemas Tallinna Ülikooli, kus on siis avatud uste päev ja lähen vaatan siis sellist suunda nagu rekreatsioonikorraldus. Ja kuna ma väga palju selle õppekohta seal ei tea, siis ma mõtlesin, et ma lähen sinna kooli avatud ustele. Ma käisin eile näiteks Sisekaitseakadeemias, lihtsalt huvi pärast vaatamas, kas on midagi, mis mind kõnetab. Ja esmaspäeval on mul plaan minna ka Tallinna Tehnikakõrgkooli. Nii et jah, selline gümnaasiumi lõpetamise tunne on ikka väga juba sees, et peab hakkama ikkagi vaatama, kuhu edasi kõrgkooli minna. Natuke olen närvis käia seal kõikjal, aga see-eest on väga äge alati olnud. Hei vlog, kell on saanud 10. Ma olen omadega jõudnud siia voodisse. Ja homme on eestikad. Väga kardan. Aga selle nädala trennid on olnud võib-olla niisugused hästi kindlustandvad ja tegelikult nagu lollikindlad, et ta on andnud seda sisemist motivatsiooni ja tunnet, et nüüd saad hakkama, kõik on paigas ja ainult jookse nii kuidas suudad. Nii et ma ootan väga homset. Vaata, kuidas läheb. Ciao. Algne video oli filmida minu vaheaega ja lõpetada see vlog Eesti meistrivõistlustega. Aga kuna mul avanes võimalus ja tahe ühe korra veel joosta, ühel võistlusel, sõna otseses mõttes mul oli võimalus veel üks start teha, siis ma otsustasin selle võimaluse vastu võtta ja võistlesin siis juba nädal hiljem Eesti üliõpilaste meistrivõistlustel. See toimus siis Tartus, Tartu Ülikooli spordihoones. Ja see pinge, see närv, mis ma endale sinna peale panin, oli meeletu, aga see oli nii seda väärt, sest ma tegin isikliku rekordi. See kergendus, see rõõm, mis mus vallandus, et ma teen ikkagi õiget asja. Siinkohal ma kindlasti tänama enda tugimeeskonda, oma vanemaid, enda treenerit Marist. No tõesti, ilma nende ütlusteta, et põhimõtteliselt täiega peale tuleb, mis tuleb, sa annad endast lihtsalt kõik selle võistlusel. Kui see ümbritsev keskkond ei oleks mind nii palju väliselt motiveerinud, siis ma tõesti ei tea, mis tulemused oleks võinud tulla. Nii et
ma olen väga-väga õnnelik oma tehtu üle, sest minu uus isiklik rekord on nüüd 7:43. Aga selle võistlusega saigi minu hooaeg tegelikult läbi ja ikkagi sain tehtud justkui enda eesmärgi ületada enda isiklik rekord see hooaeg. Nii et see võistlus andis mulle juurde palju rohkem motivatsiooni. Ma pole vist kunagi läinud sellise motivatsioonipommiga vastu suvele. Et ma tõesti, ma ootan juba suve ja ma olen valmis panustama endast nii palju kui võimalik, et see suvi tuleks edukas. Nii et kui sa tahad sellest teekonnast osa olla ja näha, kuidas see teekond sinna kulgeb, siis kindlasti pane like, subscribe ja hoia sellel kanali silma peal. Kindlasti ei saa unustada ka selle kõrvalt seda, et ma lõpetan hetkel gümnaasiumi, nii et mul on veel teine pinge peal ja mul on võimalus lõpetada see kullaga. Nii et high hopes for that also, et proovime olla mõlema real korraga võimalikult heade tulemustega. Nii et näeme juba järgmises videos. Ciao!